Gonzalo, Litvo ja Paides küll. Läks või? Ei läinud, otsas on veel, aga lihtsalt jätsin rahule. Kuule, võta enda kahv. Issand, kui äge, ongi. On ikka, ja, otsas. See, ma tahaks nüüd jätta mõõd. Nii, mul on sidur on natuke liiga kõva. Ma toon ta sulle lähemale. Nüüd on tunda, tõmbab sidurit ka. Hopstüü! Olemas läheb. Ja rohelisega tuli, ütleme õnnevärv kuidagi. Mulle meeldib tohutult. Mulle käis üks kala veel togimas, nii et siin on kala olemas. See ka ei ole kudekala, aga see on sinu otsus. Ei, sellest kui ta mõõdus on, siis ma võtan ta kaasa. Okei, siis ma võtan ta kaasa. Aga siis ta tuleb, sul ei ole mingid vahendid ära kohe sool. Ma olen isa juurde, isa sööb ka kala. Sul on luba seal olemas? Jah, mul on kohe olemas. Ja mul on olemas peenem nuga, mis on tegelikult puiduvoolimisnuga ongi nimi. Aga fileerimiseks ka. Kusjuures isegi ei ole seda, väga ei ole seda üliväga nagu ei ole, aga selles suhtes... Vaata, ta on kudekala, ta võitleb selle võrra vähem. Tegelikult mul varem ei ole olnud niisugust olukorda, kus nagu kala niimoodi võitleks. Ma pole mitte kunagi nagu pidanud teda ootama, terima ja hoidma. Mul on kogu aeg olnud niisugune, piisavalt väiksed, mõõdus on ju, aga piisavalt väiksed, et ma olen lihtsalt välja tõmmanud. Sul on Litvo muidugi. Ja mul on selle ridaga ka mingi probleem, tal on vist nii palju rõngas käinud, et just teise ridaga ei olnud. Selle ridaga on see, et kui ma kerin, siis see sahiseb, nii et ma arvan, et nööri läbi kulumise oht. Kus sul see nuga on? Anna mul see nuga kõigepealt. See on mul sees kuskil. Aga ma võtan kotist saab kõigepealt. Ja mul on ilus. See on ilus ka. Ma seda küll. Milline sinu elu esimene oli mõõdus või mitte? Alakas oli, alakaid siin järjest. Sest mul on nagu teine forellini, mis on kohe mõõdus. See on ka see, et mina panen, lipsu panen otse, see on. Mul oli see lihtsalt vahel ja see niimoodi rikub ära. Ma tõmbasin kogu aeg seda. Läbi rõngaste ja siis lõud rõngaid ära ja... Nii, see on ka teritatud tegelikult. Ja päris pull, oota, kui tuleb üks, siis tuleb tegelikult rohkem neid enamasti. No võib tulla, kudekala on niimoodi rida. Et kudekala võib täitsa üksinda olla ka. Ma panen selle rida. Ma ei saagi panna. Vahetele. Ja siis me lõikame lõpused, lõikame nii läbi. Vaata, kus verd litsis. Lõpused ja siis ta surebki ära või? Siis jookseb ta verest tühjaks, vaata veri on öeldakse... ta läheb kõvaks pärast. Mürgine tegelikult isegi. Ma ei tea, kui mürgine ta tegelikult on. Vaata, kus verd tuleb. Ma ei saa aru nagu lõpp... Okei, aga see teisi kalu... ta pigem kutsub kohale just. Või? No pigem see on savi, see teiste kalade osas. Ja ta ühelt poolt lõikasin, ma lõikan teiselt poolt ka veel, et see jookseb ilusti veri välja. Aga ta hetkel elab veel, jah? Põhimõtteliselt see kõige humaansem viis tappa teda. Ma olen noaga pähe pannud lihtsalt. No see küll variant, aga mõtle, kui sul endal lastakse, tehakse see klõps kaela peale, jookseb veri välja kõik see. See on üks kord on nagu valus ja siis on kõik juba. See ongi see, et see on valus, aga sa ei pea kannatama seda valu. Nii, aga selle võid ära panna? See on niimoodi. Läheb ta. Mul on mingid kotid ka spetsiaalselt, iga kord on kaasas, et saab kotti panna. Aga ma mõtlen... Kotti võid ka valmis panna ja... Algul kilekotis paneb ühte teisse kotti veel. Aga me võime teeks mingi pildi näiteks. Oi, mul kaamera käib ikka. Vesinikku suve. Ma tean, ma katsusin, see on räme, nagu ma isegi saaks ujum minna. No nii, näete siis, juhtub ka algajatega, et esimest korda üldse põhimõtteliselt merest püük ja kohe mingi umbes 60 senti merikas ja koju kaasa. Et jess. Ja, väike sissejuhatus ka. Et ma olen nüüd tegelikult täna siis ühe kalastusgiidiga, Kevin oli vist. Olen Merika koolitusel, püügikoolitusel ja algul proovisin ühest kohast mitu viset ja ikka ei saanud üle 10 viska oli. Ja siis läksin natuke teisse kohta see giidi kõrvale ja kohe tuli. Et jah, tal endale, mitte kellegi teisele ei ole täna veel tund. Aga see veel natuke liigutab siin. Jah. Nii et tasub ka mere ääres käia. Läheb.